Tere kõigile! Nii tore teid näha! Täna me teeme midagi eriti põnevat. See on meie väike avastusreiks tõelise maagiamaailma. Ja see maagia on fotode tegemine. Aga mitte päris nii, nagu meie seda praegu teame. Kujutage ette aega, kus polnud ühtegi nutitelefoni ega digikaamerat. Kuidas üldse inimesed siis pilte tegid? Lähme uurime seda koos. See saab olema lausa uskumatu teekond. Võrdleme korraks nutitelefoni ja vana kaamerat. Telefon on meile kõigile väga tuttavaks, klõps ja klõps. Teeme julgelt kas või 100 pilti ja näeme neid ju kohe. Kui ei meeldi, siis lihtsalt kustutame ära. Aga vana kaameraga sai teha ainult väga vähe pilti. Ja teate, mis on kõige huvitavam? Neid pilte ei näinud kohe. Pidi ootama. Vahel isegi mitu nädalat. See oli aeglane, aga samas kuidagi hästi salapärane protsess. Ja rääkides sellest, kui vähe pilte sai teha, siis jätke meelde üks väga eriline number. 36. Just täpselt nii mitu pilti mahtus ühele ainsale filmirullile. Ainult 36. Tänapäeval on meil taskus tuhandeid fotosid, on ju? Aga vanasti oli iga pilt tohutult kallis. Enne aparaadi nupu vajutamist pidi väga hoolega mõtlema. Sest vigu, neid ei saanud ju lihtsalt ära kustutada. Nii, ja mis meid siis täna ees ootab? Esmalt me räägimegi digitaalse ja vana foto erinevustest. Teiseks õpime, kuidas seda õrna filmi ette valmistada. Seejärel astume sisse täiesti pimedasse tuppa ja teeme tõelist maagiat. Neljandaks uurime, kuidas see pilt lõpuks paberile saab. Ja lõpuks saame teada, miks see kõik on üks suur ja tõeline kunst. Hakkame pista. Esimene osa. Digitaalne versus vana foto. Kuidas see maagia siis algas? Teine osa. Kuidas filmi ette valmistada? Ja uskuge mind, siin on pimedus tõesti väga oluline. Nüüd on mul teil üks väike küsimus. Kuidas üldse panna see film sinna vanasse kaamerasse? Kujutage nüüd ette, et te peate tegema midagi väga keerulist ja täpset, aga te ei näe mitte kui midagi. Pange korraks silmad kinni. Proovige nüüd pimesi. Kas oleks raske? Jah, see on ikka meeletult keeruline. Ja vot see film pandigi kaamerasse täielikus absoluutses pimeduses. Miks ometi? Sest isegi kõige väiksem valguskiir oleks selle filmi sekundiga täiesti ära rikkunud. Inimesed läksid tihti näiteks pimedasse vannituppa või siis teinekord pugesid lausa paksude tekkide allo peitu ja tegid seal kõike puhtalt käsi kaudu, lihtsalt kompides. Kas pole mitte uskumapu? Olmas osa. Maagia pimedas toas. Nüüd me hakkame nägema, kuidas filmi ilmutatakse. Okei, õpime nüüd ühe uue sõna. Ilmuti. Ütleme kõik koos. Il-mu-ti. Väga tublid. Aga mis see täpselt on? Kujutame ette, et see on nagu üks spetsiaalne, keemiaga võluvesi. Kui sa teed kaameraga pilti, on see filmile alguses täiesti nähtamatu. Aga kui sa paned selle filmi ilmuti sisse, siis juhtubki see imeline maagia. Pilt ilmub tasapisi välja ja saab nähtavaks. Aga tead, ainult ühest võluveest meil ei piisa. Siin on meil teine uus ja väga tähtis sõna. Kinniti. Ütleme uuesti koos. Kinniti. Mõelge kinnitist kui tugevast nähtamatist kilbist. See kaitseb äsja ilmunud uut pilti valguse eest, et valgus seda uuesti ära ei rikuks ega mustaks teeks. See otse kui lukustab ja kinnitab pildi igaveseks. Nii, ja kuidas see täpne retsept siis välja näeb? Esimene samm. Film tuli kerida täielikus pimeduses spetsiaalse spiraali peale. Teine samm tuli lisada meie esimene vuluvesi ehk ilmuti. Seejuures pidi vedeliku temperatuur olema äärmiselt täpne 20–25 kraadi. Kolmas samm, seda kõike tuli hoolega puhta veega pesta ja neljas samm lisati teine vuluvesi ehk kinniti. Ja kujutate ette, kogu see keemiline protsess toimus väikeses suletud purgis või topsis. Aga siin on meil veel üks tähtis number. 8–10. Just täpselt nii mitu minutit pidi see film seal ilmuti sees ujuma. Mitte minutitki vähem ega rohkem. Kui hoidsid liiga vähe aega, jäi pilt liiga hele ja igav. Kui liiga kaua, läks pilt täitsa lustaks, ehk siis fotograaf pidi olema väga kannatlik ja kella kulli pilguga jälgima. Okei, mis edasi? Kui film sai lõpuks puhtaks pestud, oli see üks väga pikk ja märg lints. Mis te arvate, mis siis tehti? See riputati lihtsalt kuskile tuppa, näiteks kööki, pesunööri peale kuivama. Jah, täpselt nagu märjad riided. Kujutage nüüd pilti. Selline pikk roll sinu kõige kallimate mälestustega ripub seal samas köögis, lae all. See kõlab ju tegelikult päris naljakalt, eks? Jõuamegi 4. osani, pildi trükkimine paberile.
nüüd me teeme selle väikese pildi filmil ilusaks suureks fotoks. Aga enne on mul teile jälle üks väike mõistatus. Me teame, et piltide paberile trükkimisele pidi toas olema pime, sest tavaline lambivalgus rikub fotopaberi kohe ära. Aga täiesti kottpimedas ei saa ju kuidagi tööd teha, eks? Seega kasutasid fotograafid üht spetsiaalset värvivalgust. Mis te arvate, mis värvivalgus see võis olla? Mõelge korraks. Jaa, täiesti õige. Vastus on punane. Kogu labor või tuba oli valgustatud vaid sellise väikese, veidi salapärase, aga väga abivalmis punase lambiga. See punane valgus aitas fotograafil täpselt näha, mida ta käed teevad, aga mis on kõige tähtsam, fotopaber ise jäi täiesti terveks. Nüüd tutvume uue masinaga, mille nimeks on fotosuurendi. Nagu nimigi mille ütleb, teeb see masin asju suuremaks. Kujutlege, et see on nagu üks suur projektor. See masin võtab filmilt selle tillukese pildi ja joonistab valguse abil lauale, puhtale valgele paberile ilusa suure foto. Ja siin on meie viimane võluretsept. Samm 1. Sa asetad puhta valge paberi suurendi alla. Samm 2. Sa lülitad valguse sisse, aga ettevaatust ainult mõneks sekundiks. Samm 3. Sa võtad selle paberi ja paned vanni, ilmuti sisse. Ja seal pehme punase valguse käes hakkab see pilt paberil justkui iseenesest ilmuma. Lõpuks samm 4. Sa paned paberi kinnitise, lukustad pildi ja pesed veega puhtaks. Ongi imeline foto valmis. Aga jälle, paber on ju märg ja vajab kuivatamist. Need märgjad fotod pandi lihtsalt pesulaksudega nöörile rippuma. Kuid, kuna paber kipub kuivades rulli tõmbuma, siis pandi need kuivad pildid pärast laua peale suurte ja raskete raamatute alla. Raamatud surusid pildid ilusti siledaks ja sirgeks. Väga praktiline ja nutikas lahendus, kas pole? 5. ja viimane osa. Fotograafia on tõeline kunst. Miks? Sest see vajab aega, kannatlikkust ja suuri oskusi. Kordame nüüd need kõige olulisemad asjad üle, mis me täna õppisime. Vana fotograafia nõuab kohati täielikku pimedust. Sa pead mõõtma ideaalset temperatuuri, mis pidi olema rangelt 20–25 kraadi. Sa pead ise nagu päris teadlane kogu seda keemiat segama ja sa pead varuma tohutult kohe tõeliselt palju kannatlikkust. Sest üks ainus väike viga ja kogu vaev ongi lihtsalt raisku läinud. Nii, aga lõpetuseks on mul teile üks väike mõte, mille üle kodus juurelda. Järgmise kord, kui te võtate oma nutitelefoni ja teete ühe kiire ja ilusa klõpsu, siis lihtsalt korraks mõelge, kas ma saaksin selle kõigega seal pimedas toas hakkama? Kujutage seda endale ette. Te olite täna super tublid ja kuulasite väga hoolega. Nüüd teate, kui palju aega ja hoolt pandi vanasti igasse ainsasse fotosse. Suur tänu teile kaasa mõtlemast ja hoidke oma ilusaid mälestusi.